Wow, Chloe. Ma olen okei. Aitäh, aga ma pean küsima, mis asja siin toimub? Vabandust, see, et sina siin oled, oli õnnetus. Sa ei ole selle kõigega seotud. Me tõime teid siia tema pärast. Minu? Jah. Tere tulemast tagasi, Sen. Ah? Welcome to a world, no heroes and villains. Welcome to a war, we've only begun. So pick up your weapon and face it. There's blood on the ground, go and take it. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you chase it. It's deep in your bones, go and take it. This is your moment, now is your time. So prove yourself and make them remember you. Push through heaven. They will remember you. Okei, las ma nüüd kordan seda. Te ütlete, et me oleme hetkel teises maailmas, kuhu me teleportisime, et Sen on siin sündinud ja et ta on sinu kaksikvend. Lühidalt, jah. Okei siis, aga kes teie olete ja kuidas sa saad tõestada, et Sen on sinu vend? Siin maailmas on erinevaid olendeid, aga tiivad on vähestel. Mina ja Sen oleme erinevad teistest, sest et meie oleme ainsad olendid peale haldjate, kellel on tiivad. Oot, mul on tiivad? Ja Senil on rohkem kui 2 elukristalli, mis on ainult kuninglikust soost isikutel ja merineitsidel. Kuninglikust soost? Jah, mina ja Sen oleme Lumeenia valitsejad. Sa pead nalja tegema. See ei ole võimalik, et Sen on mingi riigi valitseja. Väiksena oli tema lemmikloomaks kivi ja ta ei suutnud isegi sellest hoolt kanda. See kadus ära 2 minutit pärast seda, kui ta selle leidis. Ma ei teeks siia sellise asjaga nalja. Vot see on midagi, mida ma ei oodanud. Oot, milleks sa neid asju Seni peal kutsusid? Elukristallid. Ja mis asjad need on? Jah, teie maailmas pole neid. Elukristallid on selles maailmas sinu elud. Nende hävinemisel sa sured. Ah, nii et kui need asjad mu kehal katki lähevad, ma suren? Täpselt. Igal olendil siin maailmas on 2 või 1 elukristalli, aga sina oled kuninglikust soost, nii et sul on neid mitu. Okei, aga oletame, et ma lööks noa Seni südamest läbi, aga ma ei puuduta seda kristalli. Mis siis juhtuks? Ta ju sureks ära ikkagi. Ta jääks ellu. Nii kaua, kuni sul on kas või 1 elukristall alles, on kõik korras. Sa tunned ikkagi valu, kui sind vigastatakse ja pead haavades paranema, aga sa ei sureks. Oota, aga sinul ja Chloe'l ei ole ühtegi. Kui igal olendil siin maailmas peab vähemalt 1 olema, siis kuidas teie elus olete? Sinu sõber ei ole siit maailmast, nii et me võime oletada, et see on põhjus. Minul pole aga kunagi elukristalli olnud, kuigi ma olen sellest maailmast. Eliin, kas sa arvad, et teemonid võivad praegu siia tulla? See on päris tõenäoline. Oota, kas sa ütlesid just teemonid? Jah. Siin on teemonid? Oot, et ei teadnud seda? Muidugi ei teadnud. Kes te arvate, et need olid, kes teid hetk tagasi tappa püüdsid? Okei, nii et need olid teemonid. Teemonid on olendid, kellel ei ole mõistust. Nad tapavad ja see on kõik. Nad kuulavad ainult oma pealiku käske. Kas te näete neid kive seal? Kunagi põlesid kõik need kivid siniselt, aga nüüd on ainult 2 järel ja 1 neist hakkab juba kustuma. Kui ka need kustuvad, hävineb see maailm. Varsti on tulemas viimane sõda teemonite vastu. See sõda on meie viimane võimalus seda maailma päästa. Ja nad üritavad meid tappa. Ah? Okei, Chloe, kuidas sa suudad nii rahulik olla? Me oleme teises maailmas ja saime just teada, et siin on mingid asjad, kes proovivad meid tappa.
kas sa võiksid reageerida? Sen, sina peaksid kõige paremini teadma, et mitte miski ei hirmuta mind pärast seda. Oh, vabandust. Igastahes, me peame minema hakkama. Kuhu me läheme? Me asume siin ja peame jõudma siia. Miks me sinna peame minema? Et saada mõned asjad ja meie sihtpunkt on selles piirkonnas. Me kõnnime alguses veidi mööda Maadjõeni ja sealt läheneme paadiga järve. See on kõige kiirem ja ohutum. Vabandust, kui ma segan, aga miks see üks ala must on? See on teemonite territoorium ja see on hailgete. Me oleme sellele siis päris lähedal. Kas teemonid tulevad ka oma territooriumilt välja? Jah, nad teevad seda päris tihti. Siis on see koht, kuhu me läheme, väga ohtlik. Seda küll, aga me peame nüüd tõesti minema hakkama. Me räägime teile rohkem tee peal. Ju siis. Hei, oodake! Minge peale. Ma oletan, et meil on nüüd natuke kauem aega, nii et ma võtan selle võimaluse, et paar küsimust esitada. Esiteks tahaks ma teada, kui Sen on siin sündinud, siis miks ta üldse teises maailmas oli? Pärast seda, kui me sündisime, tahtis teemonite pealik meist lahti saada ja ründas lossi. Meie vanemad põgenesid koos meie tädi ja tema 2 lapsega. Aga nad ei olnud piisavalt kiired ja teemonid hakkasid neile järgi jõudma. Nad otsustasid lahku minna, et vähemalt üks meist ellu jääks. Meie vanemad võtsid minu ja meie tädi võttis sinu ja oma lapsed. Et sind ja oma lapsi kaitsta, otsustasid nad teise maailma põgeneda. Meie vanemad lubasid sulle järgi tulla kohe, kui neil oli võimalus seda teha, aga nad surid enne, kui seda teha jõudsid. Minu jätsid nad Merineitside külla, kuna see oli kõige turvalisem. Nii et minu vanemad on surnud? Jah, nad on. Kui kõik, mis sa ütlesid, on tõsi, siis miks Senni varem siia maailma tagasi ei toodud? Ma ei vasta sellele küsimusele. Mis mõttes ei vasta? Mul on õigus teada. Mul on omad põhjused. Okei, aga ma tahaks rohkem nende teemonite kohta teada. Nagu ma ütlesin, teemonid on olendid, kes kuulavad ainult oma pealiku käske. Teemonite pealik on keegi, kellel on mõistus alles, mis teeb ta teistest teemonitest palju tugevamaks. Tal on ka võime teisi teemoniteks muuta, aga peale nende pealiku on veel mõned teemonid, kellel on mõistus alles, aga neid on väga vähe. Kas teemonid teevad ka midagi peale tapmise? Jah, nad rikuvad maailma tasakaalu. Siin maailmas peaks olema 7 erinevat liiki olendeid. Tavakodanikud, merineitsid, draakonid, haldjad, liblikhaldjad, kuninglik sugu ja teemonid. Aga kui maailma tasakaalu rikutakse, hakkab sündima olendeid, kes on teistsugused. Tavakodanikud 12 elukristalliga, tavakodanikud ilma elukristallideta, tiibadega kuninglikust soost isikud. See kõik ei tohiks juhtuda. Juba see, et teemoneid nii palju on, rikub maailma tasakaalu. Okei, ma vist sain aru, aga miks need teemonid just meid tappa tahavad? Siin maailmas on legend, mis ütleb, et kunagi sünnivad 2 last, kes päästavad selle maailma ja nende eripära on see, et neil on tiivad ja erinevat värvi silmad. Teemonite pealik ei taha, et see legend tõeks saaks, nii et ta proovib meid tappa. Oot, nii ma pean seda maailma päästma hakkama? Jah. Okei, seda on kuri öelda, aga Sen ei suuda mitte mingit maailma päästa. Jah, ma ei suuda maailma päästa. See ei ole sinu valida. Me juba tõime su siia, nii et sa pead meid aitama. Okei, kas sa vihkad mind või midagi? Sa oled terve selle aja käitunud, nagu ma oleks midagi valesti teinud. Sa peaks aru saama, kui keeruline mul praegu on. Mind toodi ilma mu loata teise maailma. Ja nüüd te tahate, et ma seda maailma päästma hakkaks? Ma olen oma elu elanud teises maailmas, mis ei ole lihtne olnud. Nii et sinul on raske? Sinul on kõige kohutavam elu kindlasti olnud. Sul pole õrna aimugi, milline keeruline elu on. Kas sa arvad, et mul on nii palju lihtsam olnud? Ma olen... Ella? Vabandust, ma läksin üle piiri. Ma peaks vabandama. On ülbe arvata, et minul on raske, kui ma sinust mitte midagi ei tea.
Te peaksite puhkama. Ma pean valvet. Hei! Tere! Mis valgus see? Vau, mis selle tekitab? Järvepõhjas on kivid, mis peegeldavad pimedas kuuvalgust. See on nii ilus. Ma ei tutvustanud end enne. Minu nimi on Chloe. Eriin. See on väga ilus nimi. See sobib sulle. Aitäh. Kui sa tahad magada, siis ma võin valve üle võtta. Ei, te peaksite ise puhkama. Mulle meeldib öösel üleval olla, nii et ma saan hakkama. Aga sa pead ka puhkama. Ei, ma lihtsalt mine magama. Ma tahakski natuke asju läbi mõelda. Ma jätan selle siis teie hoolde. Nii et ma olen teises maailmas. Arvestades sellega, mida ma siiamaani näinud olen, ei pruugi siin halb olla. Huvitav, kas oleks halb siia jääda? Sen. Kas ma olen viimane, kes ärkas? Jep. Chloe, kuidas sa enne mind ärkasid? Sa vihkad hommikuid ja oled alati viimane, kes ärkab. Ma pidasin öösel vahti. Miks? Sest mul ei olnud midagi selle vastu ja... Ei. Miks üldse on vaja, et keegi vahti peaks? Me oleme keset suurt järve. Mis siin ikka juhtuda saab? Ma mõtlen, ega me pole ainsad, kes paati omavad. Iial ei tea, kust vaenlane võib rünnata, nii et alati peab keegi valves olema. Ja parem valvet pidada kui riskida. Ja muidugi. Me oleme kohal. Sen, tulen. Kes siin elab? Üks minu vana sõber. Ma ei teadnudki, et sa tuled. Tulge sisse. Vabandust, et ma ilma ette teatamata tulin. Pole midagi. Mis sind siis siia toob? Ja ma näen, et sa oled sõpru kaasa võtnud. Ma lootsin, et võib-olla sa saaksid meile mõned relvad anda. Me pidime niikuinii järvi ületama, nii et ma otsustasin, et sinu juurest oleks kõige lihtsam läbi käia. Jaa, muidugi. Mida te vajate? 2 mõõka, palun. Jaa, muidugi. Kas need sobivad? Jah, suur aitäh. Kui te tulite paadiga, siis ma oletan, et ei ole veel söönud. Mul on hommikust veel suppi alles, mis peaks veel soe olema. Kas te soovite seda? Me tõesti ei saa. Me saame paadi pealt kala püüda. Me niikuinii peaks juba minema hakkama. Ma panen teile siis suppi. Emerald, sa ei pea... Ma tahan teid toita, nii et lase mul seda teha. Aga... Okei siis. Nii juba läheb. Aga äkki tutvustad mind oma sõpradele ka? Jaa, muidugi. See on Eriin, mu taga on Sen ja tema on... Chloe. Jah. Tere, mina olen Emerald. Kui võib küsida, siis mis olend te täpselt olete? Ma olen Merineitsi. Nii et Sen, sa oled siis Ella vend? Kuidas sa... Mu silmad. Jaa, ma peaksin teile ühe silmaklapi andma.
mul peaks üks kuskil olema, oodake hetke. see tõesti ei pea. see ei ole mingi probleem. Leidsin. ja Chloe. sa ei ole siit maailmast. on mul õigus? jaa, ei ole. kuidas te teadsite? siin maailmas ei leia sa kuskil selliseid riideid. sul oleks ohutum, kui sa nendest lahti saaksid. see tõmbab tähelepanu. sama sinuga, Sen. aitäh nipi eest. kui sa tahad, ma võin sulle midagi uut muretseda. mul peaks midagi olema. jaa, see oleks väga tore. aitäh. okei, aga ma olen ikkagi huvitatud sellest, kuidas sina siia maailma said. see oli õnnetus. okei, aga ma oletan, et need mõõgad on siis neile? jah. mida? vinge? Ma ei oska mõõka kasutada. Mida ma sellega tegema peaks? see on enesekaitseks. ma olen alati mõõka tahtnud. kui ma olin väike, teesklesin ma, et puuoksa mõõk ja võitlesin sellega. see oli nii lõbus. Chloe, sa olid ainus, kellel siis lõbus oli. sa lõid nende okstega nii tugevasti, et ma ei saanud ükskord mitu päeva järjest oma kätt liigutada. toredad ajad. Jumala küll. Aga ikkagi, ma ei oska mõõka kasutada. küll sa õpid. mis sa siin üksinda teed? tšau. me oleme üksteist piisavalt kaua tundnud, nii et ma saan aru, kui midagi on valesti. nüüd räägi suurele hääle oma mured ära. sa pole muutunud. ja miks ma peakski? aga ära proovi teemat muuta. mis juhtus? ma ei tea, minuga on midagi viga. ma ise tõin Senni siia tagasi, aga nüüd ma soovin, et ma poleks talle iial järgi läinud. ja ma olen millegipärast nii vihane olnud. Nad küsisid mult, miks ma Senni varem siia tagasi ei toonud. ja ma lihtsalt ei suuda neile öelda, et see on sellepärast, et ma tahtsin ise kõigega hakkama saada. ainuke põhjus, miks ma talle järgi läksin, oli sellepärast, et teised arvasid, et nii on parim. ta ei ole siin elanud, nii et on loogiline, et ta ei tea, kuidas asjad käivad. Aga ma sain ikkagi nii vihaseks. Ka sina ei ole muutunud. See, et sa ei tahtnud oma venda siia tulla, oli arusaadav ka siis, kui sa olid väike. Aga see ei muuda seda, et te peate koos selle maailma päästma. Praegu olete te sama head kui võõrad. On arusaadav, et ei saa kohe alguses suurepäraselt läbi. Aga ma arvan, et ajaga saavad teist head sõbrad. Aga ma nõustun sellega, et praegu tundub ta täiesti kasutu. Tema sõber, kelle te kogemata kaasa võtsite, tundub palju asjalikum. sa oled nii kohutav. räägid, kes? me siis läheme. Väga tore oli sind jälle näha ja teiega oli tore kohtuda. Ma loodan, et te tulete kunagi tagasi. Ma loodan sama. Aga sa ei ühine meiega sõjaks, eks? Ja ma jääks teile ainult ette. Ma pole kunagi võidelda osanud. No aga siis pärast seda. Ma jään teid ootama. Ta oli nii tore. Ella, kas ta on su lapsepõlvesõber? Jah, me kasvasime koos üles. See on nii tore. Chloe, mis su kaelarihmaga juhtus? Ma küsisin Emeraldilt, kas sa tahab seda ja ütles jah, nii et ma andsin selle talle. Nagu ta ütles, see tõmbas liiga palju tähelepanu, nii ma oleks niikuinii pidanud sellest lahti saama. Ja sen sinu omast peame me ka lahti saama. Okei. Jätan meelde. Aga ma ikkagi armastan neid palle, mis siin vee all on. Need on nii ilusad ja värvilised. Kuulge, ma näen vist kala. Me võiksime selle kinni püüda. Chloe, meil pole isegi õnge mitte. Vau, sa püüdsid seal just oma mõõgaga kinni. Kas sa õpetad mulle ka seda? Mulle vist hakkab ka siin juba meeldima.